Palun rääkige hakatuseks natukene oma tööst, mida te siin komisjoni esinduses täpselt teete? Tere, aitäh küsimast. Töö on seotud eelkõige sellega, et hõlbustada info liikumist Euroopa Komisjoni peakorteri vahel Brüsselis, mitmesuguste Euroopa Komisjoni peadirektoraatide vahel, mis töötavad siis Brüsselis ja Luksemburis ühelt poolt ja teiselt poolt siis Eesti ametiasutuste vahel. Et neil oleks üksteise seisukohtadest täpsem arusaam, et nad teaksid täpsemini, mis teised mõtlevad, mis on oluline, mis on vähem oluline. Et see kõik hõlbustab kooskõlastatud seisukohtadele jõudmist. Kas see tähendab siis info liigutamist nagu kahes suunas, et andmaks teada selle kohta, mis toimub Eestis, siis nagu peakorteris Brüsselis ja mujal ja siis ka vastupidi sealsetest arengutest siinset teavitamist või on see rohkem ühesuunaline? See on kindlasti kahesuunaline ikkagi, et ta tähendab nii siinse poole teavitamist ja info edastamist, kuid eelkõige muidugi tõepoolest on siis meie kohustus edastada infot ikkagi siit poolt. Et mida arvavad mitmed huvigrupid, keda mõni Euroopa Liidu õigusakt võib puudutada, et kui oluline see nendel huvigruppidel on, kui tugevasti nad millegi kohta arvavad. Et seda kõik on oluline teada, kui mingisugust õigusakti koostatakse ja poliitikat välja töötatakse. Enne seda, kui te tulite tööle Tallinna Euroopa Komisjoni esindusse, töötasite te mitmeid aastaid Brüsselis Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraadis. Rangelt võttes muidugi töötate seal jätkuvalt, kuna komisjoni esindused alluvad sellele peadirektoraadile. Mida see peadirektoraat endast kujutab ja millega ta täpsemalt tegeleb, mis on tema missioon ja põhiülesanded? Euroopa Liidu teabevahetuse peadirektoraat, nii nagu nimi isegi ütleb, on keskendunud siis eelkõige info pakkumisele inimestele ja teisest küljest on alati oluliseks peetud ikkagi ka seda tagasisidet, et mida Euroopa kodanik Euroopa Liidu kohta arvab. Et on õige mitmeid tooteid, millega peadirektoraat on seotud ja millest kindlasti ka Eesti inimesed kuulnud on. Üks nendest on näiteks Eurobaromeeter, Euroopa Liidu arvamusküsitlused. Me saame tõesti siis teada, et mida Euroopa Liidu inimesed enamasti Euroopa Liidu poliitikate kohta arvavad. Ja need on selliseks oluliseks tagasiside allikaks. Samuti on peadirektoraadi osa külastuskeskus. See on siis selline võimalus, mille kaudu kutsutakse erinevaid huvigruppe tutvuma siis lähemalt Euroopa Komisjoni tööga Brüsselis. Samuti siis jällegi nendelt huvigruppidelt oodatakse tagasisidet, siis, et mida nemad erinevate Euroopa Komisjoni poliitikate kohta arvavad. Mida veel? Kindlasti väga oluline on selline videoteenistus, mida pakutakse siis komisjoni pressikonverentside salvestamiseks, erinevate videomaterjali tootmine, mida saab kasutada kas koolides, mingitel üritustel, üldse selleks, et tutvustada lähemalt Euroopa Liidu tööd, nii et selline audiovisuaalkeskus on olemas ja siis loomulikult sellega seondub ka siis selle arhiivi haldamine. Et Euroopa Komisjonil on väga suur videofotode arhiiv, mida jällegi on oluline siis säilitada ja teha kättesaadavaks kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, kes on sellest huvitatud, oleks ka mingisugune pildimaterjal selle kohta, mis Euroopa Liidus on toimunud ja mis Euroopa Liidus toimub. Lisaks siis sellele koostatakse Euroopa Liidu õigusaktide kohta selliseid tutvustavaid materjali kõikides liikmesriikide keeltes, mis annaksid õigusakti sisu üsna lihtsalt ja selgelt edasi. Neid tegevusi on väga palju, siis samamoodi ütleme ka teabevahetuse peadirektoraat toetab telekanalit Euronews, mis on pühendunud Euroopa teema käsitlemisele. Et neid seoseid on hästi palju, üks kolmandik sellest Euroopa Liidu teabevahetuse peadirektoraadi eelarvest läheb komisjoni esinduste töö rahastamiseks. Ja kokku võib öelda, et
et selle Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi tegevuskulu on 100 miljonit eurot. Ühest küljest võib tunduda päris suur summa, aga teisest küljest, kui me jagame selle Euroopa Liidu kodanike arvuga, siis on 20 eurosenti aastas. Kas ma siis nüüd saan õigesti aru sellest jutust, et teabevahetuse peadirektoraadi selline eesmärk ja missioon ongi eksklusiivselt nagu kodanikega suhtlemine ja Euroopa Liidu nagu kodanikele lähemale toomine kuidagi niimoodi, et see on nagu otse link siis nagu mingis mõttes kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide, eelkõige komisjoni vahel? See on kindlasti väga oluline eesmärk, aga nagu ma ütlesin ja nagu sa isegi hakkasid algul rääkima, see on see ikkagi kahepoolse liiklusega tänav, et teine oluline siht teabevahetuse peadirektoraatil ikkagi on informeerida ka kogu komisjoni, Euroopa Komisjoni liikmeid sellest, mida Euroopa Liidu kodanik arvab. Et ka seda tagasisidet tuleb nagu toota, mida liikmesriikides arvatakse poliitilisest tasandil, ka seda me toodame siin esindustes. Kuidas võiks hinnata selle tulemuse või selle eesmärgi tulemuslikkust, et kas Euroopa Liidu ja kodanike lähendamine on edukas projekt, et kas see on õnnestunud? Kuivõrd teadlikud on kodanikud Euroopa Liidust, kuivõrd nad tunnetavad seda oma asjana ja et Euroopa Liit tegutseb nende heaks? Mida näitavad Eurobaromeetrid ja muud küsitlused? Eks see, kui edukaks midagi hinnata, et see sõltub alati ka perspektiivist, mida vaataja võtab, et nagu see klassikaline ütlus, et kas klaas on pool tühi või klaas on pooleldi täis. Et nii ka siin, et kodanike meeleolu hindamiseks, suhtumise hindamiseks on hästi palju võimalusi, et kindlasti ei saa võtta sellist tegevust, mida komisjoni teabevahetuse peadirektoraat teeb reklaamimüügi või propagandana, kus meie eesmärk on näidata siis ainult Euroopa Liidu plusse ja muuta siis Euroopa Liit inimestele selliseks hästi positiivseks nähtuseks, et teha sellist roosat pilti Euroopa Liidust, et Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat lihtsalt üritab edastada rohkem infot Euroopa Liidu kohta, et inimesed saaksid tõesti teha siis faktidel põhineva ratsionaalse otsuse, kujundada oma seisukoha siis tõese teabe põhjal. Et kui me vaatame, milline on kodanike hinnang Euroopa Liidule, siis jätkuvalt suur osa inimesi leiab või valdav enamus ikkagi leiab kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, et liidus on palju parem kui väljaspool ja liitu peetakse selliseks ikkagi positiivseks teguriks meie igapäevaelus enamasti. Aga on võimalik hoopis teistsugune lähenemine, et Eurobaromeeter alati küsib ka seda, et lihtsalt huvi pärast näha, et mida inimesed Euroopa Liidust teavad, et kas nad teavad, palju on Euroopa Liidu liikmesriik ja muu selline faktipõhine info. Ja siit on näha, et jällegi, et kuidas neid andmeid tõlgendada, et Eestis me oleme nende numbritega alla keskmise, me oleme kuskil seal 60% kandis, kes teab siis palju Euroopa Liidus liikmesriike on, et täpselt 27. Et sõltub, et millist teavet nagu pidada oluliseks, et mida inimesed liidu poliitikatest on endale omaks võtnud, mida nad peavad oluliseks, et eks see sõltub ikkagi jällegi inimese muudest huvidest, et enamasti ei vaadata Euroopa Liitu kui sellist eraldi abstraktset asja, et kui sul on tugevam arvamus keskkonna kohta, siis sa tunned huvi rohkem keskkonnapoliitika kohta, kui sa tunned huvi energeetika vastu, siis sa mõtled sellele, et kas Euroopa Liidu tegevus energiaturu avamisel, et kas ta on ütleme, Eesti energeetikasektorile kasulik või mitte. Põllumees vaatab väga konkreetselt otsetoetusi, maaelutoetusi, aga suur osa inimesi, et kui nad ikkagi igapäevaelus otseselt ei tunneta, et Euroopa Liit neid mõjutab, siis nad on vähem huvitatud, vähem kursis.
Milles seisnes teie töö Brüsselis komisjoni peadirektoraadi peakorteris? Euroopa Komisjonis ma olen töötanud erinevatel ametikohtadel, et esmalt oleme üldse töötanud veel aasta Euroopa Parlamendis Brüsselis, peale seda aasta tõlgina ja sealhulgas eelkõige veebimaterjali tõlkijana Luksemburgis ja siis tuli selline karjääri muutus. Mind edutati osakonna juhatajaks Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadis erinevate konkursside tulemusel ja esimene tööülesanne oli korraldada Europe Direct infopunktide tööd. Et Eestis on neid infopunkte 7-8 ringis olnud läbi aastate, et see arv on kõikunud. Euroopa Liidus on neid infopunkte 500 ja see oli väga huvitav kogemus kohe alguseks näha, et kui palju on ikka seda indu ja entusiasmi inimestel selle Euroopa Liidu teavitusega tegeleda, et tahetakse nagu selgitada kaaskodanikele, et Euroopa Liit on kasulik projekt, Euroopa Liit on meie tuleviku jaoks oluline, Euroopa Liit on meie lastele oluline. Ja hiljem ma olen Euroopa Komisjoni peakorteris siis teabevahetuse peadirektoraadis tegelenud ka komisjoni esinduste töö kavandamisega. See oli ka väga huvitav tegevus. Seal oli muidugi küllaltki palju sellist ametnikutööd, kus tuli koguda lihtsalt erinevat statistikat, teavet esinduste töö kohta, nõustada esindusi erinevates rahanduslikes ja haldusküsimustes. Aga seal oli ka väga palju sisulist, mis võimaldas erinevate liikmesriikide kohta saada palju uut ja põnevat infot. See oli huvitav võimalus jälgida ka lihtsalt seda, et kuivõrd tihe side on erinevate komisjoni erinevatel komisjoni töötajatel oma kodumaaga. Ja näiteks on huvitav, et eestlastel tundus nagu see huvi Eesti vastu olema keskmisest selgelt suurem, et vähemasti alati, kui sai jälgida mingi ametikoha täitmist komisjoni esinduses Eestis, siis meil oli see konkurss Euroopa Liidu keskmisest märksa kõrgem võrreldes siis teistes liikmesriikides olevate esindustega. Ja muidugi suur selline erinevus või üllatus, kui sa lähed tööle komisjoni üldse, on see, et Eestis me oleme harjunud küllaltki paindliku palgapoliitikaga, mis võimaldab juhil üsna tugevat motiveerimist ja üldse olukorraga, kus juht saab alluvat võib-olla küllaltki palju mõjutada ja suunata. Et Euroopa Liidu institutsioonis on üldse töösuhted väga stabiilsed. Ja ma mõtlesin küll, et kuidas nagu inimesi tööle panna, aga inimesed usuvad sellesse, mida nad teevad ja motiveeritud. Ma ütlen, et enamik inimesi, ma mäletan nendes osakondades, kus mina töötasin, neil oli jaksu ja tahtmist töötada ikkagi kuskil keskmiselt 45 tunni kanti nädalas.